Tere päevast ja tere tulemast minu Moodle videokursusele. Ja selles videos räägime siis järgmisest küsimuse tüübist, mis on matching, sobitamine. Eelmises videos me rääkisime siis teksti lohistamisest ja üle-eelmises videos me rääkisime testide tegemisest üldse, sellest testist, mis on Moodle jaoks natiivne, see mis käib koos Moodle'iga out of the box. Ja nüüd lähme siis edasi ja räägime sobitamisülesannest. Kõigepealt te peate siis valima selle kursuse, kuhu teil on ligipääs ja mille te olete administraatorid, mille kursuse te olete administraatorid. Mul on neid päris palju, võtan selle ja küsimuste pankade ligipääsemiseks me peame vaatama siit more ja valima siis question banks. Ma tegelikult ei mäleta, kus täpselt mul need küsimused on, aga ma vaatan siis need erinevad kategooriad, kuhu mul ligipääs on. Siin, olemas, vaadake. Drag the text, see teksti lohistamisülesanne ja sellest me oleme rääkinud juba. Ja täna on see matching, sobitamisülesanne ja kõigepealt vaatame, kuidas see välja näeb. Ja siin te näete, et õpilased peavad lugema teksti ja tekstis on 5 pealkirja ja need pealkirjad on siin. Need pealkirjad on siin ja need peavad siis sobitama need pealkirju lõikudega. Päris kerge ülesanne, selles mõttes, et kerge arusaamiseks ja väga kerge seda ülesannet valmistada. Siit te võite vaadata, üks hetk ma lülitan ümber eesti keelde. Nii, eelvaade, siis saate ise valida, mis valikud teile sobivad, mis ei sobi, aga mina siis näitan, kuidas ma selle ülesanne tegin. Vaatame siis muuda ja muuda küsimust ja see on sama ülesanne, aga sees poolt. Mina siis valisin selle kategooria, kuhu ma tahan seda küsimust panna, küsimuse nimi, küsimuse tekst ja seda teksti saab vormindada igasuguselt. Vaike hindepunktid on siis 5, sellepärast mul on 5 lõiku, 5 pealkirja. Küsimus 1, siis need küsimused ja vastused on siin, siis küsimus 1, küsimus on siin, see on siis pealkiri ja vastuseks on paragrahv 1. Neid asju peab kindlasti käsitsi siia panema. Pealkiri ja vastav paragrahv, vastav lõik. Pealkiri, vastav lõik. Võib rohkem küsimusi lisada, siin on siis kombineeritud tagasiside, katsete arv, trahv. Need on siis tags, märksõnad, et te saaksite seda ülesannet pärast paremini leida, aga ma tavaliselt seda ei kasuta. Ja see näitab, kuhu kursusele see kuulub. Ja tegelikult ongi kõik. Salvesta muudatused, aga ma ei hakka salvesta sellepärast, et mul ei ole mingit muudatuse tehtud. Tänan vaatamast, head aega!